Selle aasta Tallinna aasta linnakodaniku tiitli sai endale Natalja Mjälitsina. Naine, kes käivitas aprillis Ukraina sõjapõgenikest lastele Räägu kooli ning on kooli ees siiani. Natalja sõnul oli saada aasta linnakodanikuks igapäevase töö eest eriline tunne. See on minu võimalus teha midagi selleks, et see sõda lõppeks. Et ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis ma veel saaksin teha, aga see on see, et mida ma oskan teha ja ma teen seda just selleks, et see sõda lõppeks. Et me saame selle kooli kinni panna, et lapsed saavad koju minna ja samal ajal, aga kogu see vahepealne periood tuleb lihtsalt anda oma parim. Tallinna linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul oli sel aastal linnakodaniku valimistel palju just selliseid kandidaate, kes Ukraina inimeste abistamisega tegelevad. Ning kuna linnal on tulnud vastamisi seista just Ukraina laste kooliprobleemide lahendamisega, paistis Natalja missioon Räägu kooli loomisel eriliselt silma. Tegemist on muljetavaldava saavutusega mõne kuuga panna püsti siis täiesti uus kool, leida sinna vajalikud õpetajad, kes siis Ukraina põgenike lastele haridust annaksid ja tõepoolest ka käivitada siis nüüd see protsess, kus peaaegu 500 siis Ukraina lapsukest haridust saavad. On hetki, kui mõtlen, et tõstan käed püsti ja lähen minema. Aga siis tuleb midagi jälle head vahele ja nad on ju tegelikult toredad, lapsed on ju toredad ja ikka tuleb teha head. Ja ma olen otsustanud tegelikult, et nüüd just detsembrikuu valguses, et ma hakkangi nüüd nende probleemide kõrval, mis nagunii on olemas ja nagunii nad vajavad lahendamist, ma hakkangi märkama rohkem head. Tallinna linnavolikogu valib aasta linnakodanikku 2018. aastast, et tunnustada Tallinna linna kodanikke, kes on möödunud aasta jooksul andnud oma panuse linna ellu.